Siis tähendab, et siin oli ennem Vaugoloos. Vaugoloosi ja siin Abaja osakonna ja Kalitsa osakonna baasil tehti sovhoos. Sovhoosi nimeks pandi koorusovhoos. Mina töötasin Vaugoloosis autojuhina ja koorusovhoosis jäin samamoodi autojuhina tööle, aga hakkasin, no tähendab, olin sõiduauto peal KAS 69 ja vedasin siis agronomi asju või nii edasi. Ja siin oli siis selles majas, kus me nüüd siin oleme, see on siis vana mõisa muunamiste maja. Mõisa käest ostis selle ära siis tolleaegne Aasavee oli tema perekonnanimi. Ostis mõisa käest siis selle koha ära. Ma ei tea, kas ta sai teile siis, ma arvan, et mitte, et ta ühesõnaga nagu rendile või seda ma nagu täpselt öelda ei oska. Ja see oli korralik talumees, tal olid kõik laudad, asjad ja see suur maja, nagu siin oli, see oli mõisa poolt ehitatud ja siin otsas, mis temal siin oli, ma seda ei oska öelda, aga kui tehti 42 või 49. aastal koloos, siis ju kõik laudad, värgid ja asjad niimoodi oli, siis olid nagu, kui need olid suured ja koloosil vaja oli, siis võeti need ära. Ja siia pandi koloosi puutöökoda. Ja töötas siin üks Veilbergi nimeline niisugune lüheldane mees, ma ei mäleta enam tema eesnime, aga hüüti teda Klõmmiks. Ja et kuidas üldse saun sai, siis see tähendab, et sovhoosi ehitustööde juhataja tegi ettepaneku, et sellest puutöökojast viia mujale ja puutöökojast teha saun. Ja tema ettevõtmisel hakati siis saun ehitama. Ja siis valmis see saun siis niimoodi, nagu ma ütlesin, et soojavesi tuli siia sisse, külma vee jaoks pandi üles siia laka peale piimasistern. Sealt saadi külma vett ja nii siis saun käima hakkaski kuni 94. aastani. Saun käis sovhoosi ajal, käis ikka siin inimesi palju. See koorusovhoos sai olla siis kuni lõpuni, tähendab. Koorusovhoos sai olla kuni 1994. Ennem oli juba siis Eesti aeg ja siis kui mõisa ajal siin, või tähendab sovhoosi ajal oli siin saun, siis oli ikka selline nagu täpne aeg. Saun hakkas sellel kellaajal peale ja selle kellani sauna pileti hind oli 1 rubla. Ja lastel oli see veidi vähem. Ja niimoodi sai siin käia, kui see vabariik, tuli Eesti Vabariik, siis sovhoosid kadusid ära ja siia nende maade asemele ümberringi hakkasid tekkima eraettevõtted, põllumajandusettevõtted. Ja selle piirkonda tuli Vaupõldur, kes hakkas tolleaegse koorusovhoosi Vau osakonna maid harima. Siis paneelelamud hakkasid juba siit rahvast palju ära minema ja enne, kui see sovhoos juba ära lõppes, siis see sauna asi jäi siin katki. Siis ei olnud enam, Lelli ruumis olid juba kõik asjad lagunenud.
1994. aastal kutsuti siin siis, mina ei teadki, aga kutsuti Vahuküla üldkoosolek kokku, tuli siia vallavanem ja vallasekretär ja kutsuti kokku selleks, et siis valida külavanem. Ja neid teisi kellelegi teisele vist või mingid teiste ettepanekud, nagu siin tehtud, minu meelest tegi vallavanem või tegi vallasekretär ettepaneku, et valida mind. Ja nii ta läkski. Ja mina siis arvasin, et tulin siia vaatama, mismoodi see saun siit veel järgi, siin oli leiliruum oli omadega puhta läbi, samamoodi see pesemise ruum. Siin olid ikkagi veel asjad püsti ja nii edasi. Ja arvasin siis, et peaks kõige esmases asja korda tegema, et peaks tegema sauna. Vaosauna tulek oli juba esimene emotsioon, et siin sõber Parra-Priit võttis kaasa ja andis ilusti kapiboksi ja pani mind kõige kuumemasse kohta saunalaval istuma ja visati leili nii, et oli ikka kuum oli küll ja küll, aga ma kannatasin ära. See oli ikka hea vaeg. No ja siin hakkaski siis. Kõik need ehitustööd sai ju tehtud üks Väino suur unistus täitsime ära, et tegime pika lauaruumi. Pikemat aega see elu läks siin nende istumistega nii kitsaks, et tuli vaja puhkeruumi. Ja rääkisin siis Tiidule, et kas ta on nõus, et me selle sepikoja asemel ehitame puhkeruumi. Kõige enne, kas juba sauna võime teha, küsin Tiidu käest ja Tiidu ütles, et ta ei taha mingit renti, aga et me vaataksime, et see tema maja, mis siin nüüd kõrval on, kus me ise oleme, et siin uksed ikka kinni oleks oleme ja et siin ei lõhutaks. Me ei pidanud üüri ega midagi maksma. Terve meeskond oli kohal, kõik saunalised tahtsid osa võtta ja vägev aeg oli. Seal oli üks mehed, aga tassisid, tegime põrandat. Mina ütlesin, et see liim on vaja sisse tassida, et seal on vaja see kõrgus kätte saada ja mehed aga tassisid, mina aga silusin. Mehed aga tassisid, mina silusin ja ükskord vaatan, et mul mägi selja taga. Ma ütlesin, mis te nüüd tegite, munamäe mu selja taga. Ja käskisin kõik selle üleliigse liiva jälle õue tagasi tassida. Põhimõtteliselt suure koorma tassisin nad jälle õue tagasi. Oh jumal küll need mehi. Alati kanselda neid nagu oma väikseid lapsi, et ei nemad aru saa. Ise näevad suur hunnik on kurat toas, aga nemad tassivad ikka liiva sisse. Ja olid ajad. Nüüd käib rahvast vähem saunas. Aga tore on ikka. Alati mingi sünnipäev on, alati tähistatakse siin. Ja hea on kohe siin. Õige saun ikka. Saab leili visata ja saab vihelda. Temperatuur on ka juba 100 kraadi. Oi jumalgi. Saunalava ma olen mitu korda teinud juba. 2 korda. 3 korda isegi. 2 korda Väinoga. Voodrilaua vist panime ka koos Väinoga uue. Ja Väino istis materjali ja kahekesi Väinoga tegime. Väino pärast lasi selle sauna ainega üle kõik siin. Lava mädanab kiiresti ära. Eks siin rahvast käib ka palju, saab palju vett. Nüüd on kestnud jämedamad lauad ka. Eesruum oli nagu koobas, kadunud enda ajal oli
pime nagu koobas seal, nüüd värvisime seinad ära heledaks, ilus. Tuli külaselts, aga enne külaselts oli külakogu. Ja külakogus oli siis 7-8 inimest ja juba need, mis teha taheti, sai seal külakogus läbi arutatud. Ja seal selle asjaga jäädi jõusse ja ma läksin siis vallavanema juurde ja küsisin, et saunas, et tahaks sauna või et inimesed pesta ei saa ja pesemisvajadus ei ole, et peaks sauna tegema. See vallavanem ütles, et vald saunateenuseid pakkuma ei hakka. Aga kui remonti tahate teha, siis rahas võin aidata. Noh, ja niimoodi läks siis elu lahti. Siis sain siit kaks meest, kes siis olid nõus hakata korda tegema lilliruumi. Aga noh, sai nendest siis räägitud, et kui palju nad siis töötasu tahavad ja edasi. Üks nendest oli Veskimäe Jaak, kes oli mul naabrimees ja teise mehe perekonnanime või praegu enam meeles ei ole. No, mõlemad oskasid keevitada ja raudvoodidest tegid nad alla metallsõrestiku, mille peale sai ehitatud lava. Ja siis enne, kui oli sovoos, kööti katlamajas või töökojas oli katlamaja ja katlamajas kööti ka sauna, sooja vett. Ja siis enam ei olnud sovoosi, Pahu-Põlduril oli enam see katlamaja polnud vaja ja nii edasi, see katlamaja ei töötanudki. Pidi hakkama saama võimalik nüüd, kui ta saab sooja vett. Aga rahvas käisin oma jagu, aga oli tarvis boiler. See boiler, mis praegu siin on, kus sa seda saad? Kuna ma töötasin autoregistris ja EPT automänti juhataja oli meil üle päeva peaaegu autoregistris oma autodokumentide tegemisega. Ja mina küsisin tema käest, et kas ei liigu veepoilerid. Ja tema ütles, et meil vahetati mõni aeg tagasi uus boiler ja vana boiler seisab ja on korras. Ja sain sealt selle boileri, mis praegu siin on 700 liitrit. Ja ahju, mis siin praegu sees on, ehitas küla elanik, siis tema tegi selle ahju valmis ja nagu me siit eelnevalt rääkisime, siis saime ahjukütjaks Kuura. Aga Kuura oli igavesti kõva käraka mees. Pidin Allingu endale käest küsima, kas saun kööb ja see vaatas, elas siin esimeses majas, et kas koosteen suitseb. Jah, suitseb. Siis saun töötas, kui ütles ei suitse, ütlesin mine kütta ära. Ja niimoodi võib olla, et üks paar kuud ei olnudki nii palju, võib-olla kuu aega või poolteist. Ta pidi tihti siin kütmas käima, ma tegin talle ettepaneku hakka ise kütma. Ja hakkaski ta ise kütma.
on nagu üle prahi kõige parem asi, mis üldse on olemas. Igasugused saunades käinud laevasaunas, teiste külasaunas, ka Vaos on ikka kõige parem veel. Tänu meile endisel Ivar Ainul, kes on kogu aeg hoidsid vinge sees siin. No siin on igasugu juhused, meil on vool ära läinud ja ikka saun edasi läinud. On toonud õuest küll lund ja üles sulatanud vee siin selle ääsi peal ja pääsi kerise juures. Ja ikka on saun ära tehtud. Ega siis saun tegemata sai jätta. Leil on hea. Alati soovitame kõigile Vao sauna. Kuidas see on üks parimaid saunasid siin, no ütleme Järvamaal või Koorlu vald, vanasti oli Koorlu vald. Koorlus kõige veel niimad saun. No mina olen siin Vao saunas käinud minu meelest üle 30 aasta. See oli vist, kas ma olin juba 27, kui mind kutsusid mehed, et üle õhta sauna. Ja ma siit natukene maad kaugemal, mõni kilomeeter. Ja Vao saunas on juhtunud mõndagi asja aastate jooksul. Saun on alati kuum olnud ja väga hea loopuhtu. Olime ühe korra jaanuarikuuses, tulime sauna, väljas oli torm. Saime sauna uksest sisse, küttis sauna veel kadunud Endla. Vool läks ära, natuks aja pärast vesi sai otsa. Mehi on nurgasaunas. Ei olnud muud, kui võtsime õuest lund. Panime tatsikud täis kerise peale sulama, saime vett, tegime sauna ära, pesime endid puhtaks ja kõik mehed olid rõõmsad ja said koju minna. Minu jaoks kõige väärtuslikum. Selle sauna juures on üks väärtuslik asi. Materiaalselt on kindlasti üks kihtseik. Kui me saime uue ruumi, istumisruumi, kaminaruumi saime valmis, siis oli vaja sinna teha üks niuke istumise pink. Ja see pink on tehtud niuksest palgist, mis on tegelikult päästetud Vao jaanitule lõkkest. Väino võttis maha oma loomalauda ja ta ütles, et selle palgi saab kõik sinna lõkkesse jaanitulele viia. Ja siis mina läksin sinna kohale ja nägin, kui ilus palk see oli, mis ta seal oli lammutuskäigus alles jätnud. Ja see laud, see palklaud on kõik tehtud Väino lauda palkidest. Nii et isegi Väino vist ei teagi täpselt, et millest see on tehtud. See on tegelikult Väino lauda palkidest tehtud täispuidust pink, kus siis Grandberga Aivar tõi omal lakast uhked plangud peale sinna. Ja niimoodi me selle laua sinna saimegi, et see nüüd on väga tähtis materiaalne pink meil. Aga Vao saun ise on suur väärtus minu jaoks, et ta asub Vao külas, kodu lähedal. Siin on alati mingid seltskondlikud õhtud, kus me saunas meestega käime saunas, räägime juttu, saame sõpradeks. Et see saun ise on nii väärtuslik koht, et raske on kuidagi võõrastele selgitada, miks me hindame seda sauna nii palju, et siin ongi see sõpruskond, see äge sõpruskond, et kes on Vao saunas käinud, see ikkagi hindab seda sauna väga. Ma kolisin 10 aastat tagasi siia Vaole, tähendab naine võttis mind, mitte mina naist. Ja esimesed pool aastat ma ei teadnud, et siin saun on ja siis naine ütles, et külasaun on ka. Ja ma ei mäleta, kas oli ka mingid talgud ja siis käisime abis ja siis öeldi, et õhtul saab sauna. Esimest korda tulin siia sauna, siis oli, nagu ikka, oled vaikne ja midagi räägi, aga nüüd on vastupidi jälle. Et ilma selle saunata siin olla ei saagi. Et peab käima iga laupäev siin saunas.
Klockan slår, nu är det dags. All bekymmer försvinner strax. Bästa boty för kropp och själ. 4 väggar i träpanel. Vedin vår värme lika bra som tango med Arja Saijonmaa. 1, 2, 3 saunaa. Vi ska vara bastu, ångor upp och släppa en stressfri dag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader noja. Bara bastu, hejta på så säg din bara yr. Oh, oh, oh. Bara bastu, jo. Vi ska vara bastu, ångor upp och släppa en stressfri dag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader noja. Bara bastu, hejta på så säg din bara yr. Oh, oh, oh. Aja peal. Tundub, et saunamees on õige temperatuuri üles saanud ja saame hakata nautima seda tõelist vaosauna. 12 aastat tagasi juhtus selline asi, et sattusin korra vaole ja üllatust oli üks tuttav inimene, kes arvas, et olen nüüd hea mees, et tule saunast läbi. Tulin korra läbi ja nüüd ma siin olen 12 aastat, nii palju kui võimalus on alati käin, sest et paremat kohta kui vaosaun tõesti on raske leida. Täna Järva vallas on vist üldse keeruline ühissaunadega. See, mis siia sauna kunagi pandud on ja mis siin täna töötab, on ikka super. Et saunamehed, kes kütavad, kogu see seltskond, kes siin koos käib, ei ole minu arust paremat kohta, kus ennast nagu välja elada, välja lõõgastuda, sest et kodus sa teed ikka sauna, no, tuleb paar sõpra on ju, aga siia satud, siis läheb ikka pikemalt. Ega selline normaalne aeg on 10 minema saada, aga eks on ka natuke hiljemaks jäänud neid aegu siin 2, 3, 4 paiku, aga noh, kõik on ilusti koju jõudnud ja järgmine laupäev üle platsis olnud, et see on nagu oluline, et saunakultuur on meestel kõigil hinges, et siin saavad oma hinge puhtaks, vihaga peksta ja nautida seda, mis on meile siia antud. Aitäh, vaosaun! Pigem ikka või ütleme jah, sõprusringkond, kes siin on. Et no eks siin napsi saab ka võtta mõnikord ja aga pigem ongi see nagu inimesed saavad kokku, räägivad oma elust ja kuidas neil läinud on ja mured ja rõõmud. Et pigem on see siuke sotsiaalne koht. Et mitte ainult leil ja õlle. Ja kõik on siin toredad mehed ja Klockan slår, nu är det dags. All bekymmer försvinner strax. Bästa boty för kropp och själ. 4 väggar i träpanel. Vedin vår värme lika bra som tango med Arja Saijonmaa. 1, 2, 3 saunaa. Vi ska vara bastu, ångor upp och släppa en stressfri dag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader noja. Bara bastu, hejta på så säg din bara yr. Oh, oh, oh. Bara bastu, jo. Vi ska vara bastu, ångor upp och släppa en stressfri dag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader noja. Bara bastu, hejta på så säg din bara yr. Oh, oh, oh. Bara bastu, jo. Nüüd on siis lavale jäänud need mehed, kellel on hästi kuuled naised. Nii see asi ikka päris ei ole. Ei kui... Need on just head naised, kes lubavad niimoodi mehi sauna. Kui saunast rääkida, siis mina sattusin siia 81. aastal. Ehk et siis tuleb ka juba 40 pluss. Mõned korrad on vahele ka jäänud. Päris piim. Vaat sedasi, aga tegelikult saunas on hea. Saun on
endal hea ja saun on seltskonna poolest ka hea. See on sellepärast hea saun, et siin saab alati lavale, et saab ka leiliga saunauto võetud, et teinekord juhtub saunauto nii, et kus lavale ei jõuagi. Aga siin ikka reeglina jõuab. Kütmise viga on siis olnud. Kes see külma sauna minna tahab? Vastu tagant, sealt peab olema. Alla 100 käivad veel rasedad ja lapsed. Näed, ei võta igigi lahti. Vaol peab olema saun sellepärast, et ta on siin olnud. Iseenesest ei ole ju sauna mõttes nagu vahet, kus saun füüsiliselt olema peaks. Saun on igal juhul hea. Temaga on kaasas oma väike ajalooline moment ka võib-olla, et me oleme siin isekeskis arutanud, kui meil siin on omandisuhted läinud vähe keerulisemaks, et võib-olla rajada kuskile teise kohta vaosaun, aga me kõik oleme seda meelt, et see ei oleks enam see. Siin on midagi, siin on just ekstra midagi siukest, mida ei oska öelda. Mis see täpselt on, mis siia toob? Kas ta on õigesse kohta ehitatud? Jah, kindel on see, et hea suur puuküttega keris, väga hea leil, väga hea seltskond. Ja sellepärast me siin oleme. Ja enamus Vao küla selliseid olulisi sündmuseid või mõtteid, mida teha, on tegelikult saanud alguse Vao saunast. Alates vanavara kevadlaadad, et ehitada üldsegi seltsimaja, koeru rallid, Vao sprindid, küla jalgrattamatk ja palju muud. Siin tulevad head mõtted. No ja. Klockan slår, nu är det dags. All bekymmer försvinner strax. Bästa båt för kropp och själ. 4 väggar i träpanel. Ved din vårvärme lika bra som tango med Arja Saijonmaa. 1, 2, 3 sauna. Vi ska vara bastu. Ångår upp och släppa en stressfri dag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader nöja. Bara bastu. Hejta på så släpp in bara yr. Bara bastu, ja. Vi ska vara bastu. Ångår upp och släppa en stressfri dag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader nöja. Bara bastu. Hejta på så släpp in bara yr. Bara bastu, ja. Tegelikult olen mina Liivimaa parim saunamees. Kas saunas on kõik korras? Jah. Siis võite sauna avata. Helppo vattno mig rongono. Tick, takulen gorkano. 90 grader, vi är nästan där. Perkele, Eva på värmajär. Sveitti lakkar, ja. 1, 2, 3 sauna. Noh, see tähendab, et ega mul nüüd lõpus lugu, aga ühe jutu ma võin tõesti rääkida. See tähendab, et siin oli siis, see oli Suvoosi väeks, oli siin Suvoos ja Suvoosis see tuli üks naisterahvast reialik või keevitajaks. Ja ta nimi oli Veera perekonnime, mina ei tea. Ja ta oli kõva kärakamees, aga ta oli Narvast siia oli tulnud ja ta pani jäi kõvast, aga ta oli arvu, ta oli keevitaja. Näiteks autoradiaator on ju vats, kõik mis ta on, ta pani selle elektriga kinni, naksti. Ja see, mida ta keevitas, siis see kinni jäi. Aga oma käituse poolest võeti niimoodi, istusime kõik siin, ma ei mäleta, palju enam inimesi polnud siin, aga ma arvan, mitte saun alles hakkas.
tulime sauna, võtsime siin riidest lahti, põlki veel riidest lahti ja Veera astusid ukse sisse, paljas kui porgand. Siis küll ta tahtis igale mehele sülli istuda ja nii edasi, siis ütleksin niimoodi, et nii kiiresti ei olnud siit riidepanemisruumist veel nii kiiresti sinna sauna põgenenud kui tol korral. Laupäev jõudnud kätte, võtaks miskit ette, eilsest õhtust paks on pea. Kupa visand ette, võtaks ennast kätte, hing ja ihu ikka pea. Piinan aju rakke, hüppan rõõmust lakke, sauna mõte tundub hea. Kiirelt vihan vette, sauna ahju lõke, keris kuum on õige pea. Viska leili, leil on tervisele hea, viska leili. Küll on mõnus soe ja hea, viska leili. Koldid pehmeks klaariks pea, viska leili. Ikka leili, viska leili. Vitlemine üli hea, viska leili. Aurupill käib üle pea, viska leili. No üle mõistuse kui hea, viska leili. Ikka leili. Sauna pea, sauna pea, sauna parima ilma pea, sauna pea, sauna pea, sauna parima ilma pea. Pärast pikka leili, ihu puhkab veidi, õlle lase maitsta hea. Vorstikene ahjus varda otsas praksu, kõik on täpselt nii kuis pea. No küll on ikka mõnu, vorstid, saun ja õlu, parim asi ilma peal. Täiel rinnal naudin kogu sauna põlu, jälle istun lava peal. Viska leili, leil on tervisele hea, viska leili. Küll on mõnus soe ja hea, viska leili. Koldid pehmeks klaariks pea, viska leili. Ikka leili, viska leili. Leil on tervisele hea, viska leili. Küll on mõnus soe ja hea, viska leili. Koldid pehmeks klaariks pea, viska leili. Ikka leili, viska leili. Leil on tervisele hea, viska leili. Küll on mõnus soe ja hea, viska leili. Koldid pehmeks klaariks pea, viska leili. Ikka leili, viska leili. Vitlemine üli hea, viska leili. Aurupill käib üle pea, viska leili. No üle mõistuse kui hea, viska leili. Ikka leili. Jussi on saunassa. Mis makarad on? Oluta.